Lügevisiooni reporter Natali käis Vietnamis ja nüüd on tagasi Lügevisiooni stuudios. Tere Natali, räägi enda kogemustest. Tere! Ütleme niimoodi, et minu kogemus oli väga hea. Alguses oli probleem, et lend hilines meil 5 tundi, mistõttu me pidime Türgi lennujaamas ootama päris pikka aega. Aga muus seas oli hea, toit oli väga hea, seltskond ja inimesed on väga sõbralikud. Räägi natuke sellest, et lend hilines. Kas see kuidagi nagu pani kartma, et ei jõua õigeks ajaks enda kohtadesse ja hotellidesse või oli just teistmoodi, et te võtsite rahulikult? No natukene muretsema pani meid ikkagi, sest Vietnamis on 5 tundi eest meie ajast, mis tähendab ka seda, et me jõudsime hotelli nagu hiljem ja me olime siis väga väsinud juba. Räägi, kas sa käisid sõpradega või käisid sa perega? Käisin perekonnaga. Meil oli kaasas ema, mul õde, kasuisa ja ka tema tütar ja tema ema. Räägi, millised olid põhilised kultuurishokid, mis sa said? No kõigepealt võib-olla on see, et nad liiguvad mopeedidega. Autod on seal väga vähe nähtavad, sest ainult rikkamad inimesed suudavad siis autosi omada. Neid mopeede oli seal ikka väga palju. Ja see, kuidas õues oli 30 kraadi ja inimesed käisid pikkade riietega, sest nende jaoks on see, et mida nagu päevitumad nahaga sa oled, seda rohkem vaadatakse sind nagu põllutöölisena. Ütleme, et Eesti ja Vietnami vahe on ikkagi päris suur. Mis olid sinu jaoks sellised kõige suuremad vahed? Näiteks nagu selles, kuidas inimesed riides käisid või see, milline on puhtus tänavatel? No riietuse poolest ongi see, et nad kandsid pigem pikki riideid. Nad väga lühikesi riideid ise ei kanna. Ja ütleme niimoodi, et tänavatel puhtus, no seal on ikkagi päris räpa nagu aus olla. Kui sa vaatad Eestit, siis siin on ikkagi natukene organiseeritud ja prügi on prügikastis, aga seal on prügi hästi palju laiali. Lisaks prügiauto korjab prügikotte tänavatelt, neil ei ole selliseid asju nagu prügikastid. Aga räägi meile, mis toidud või maiustused panid siit kõige rohkem ohkama? Näiteks, et sa ei oleks elu sees tulnud selle peale, et Eestis sellist toitu näha? No seal on meretoit on hästi populaarne. Võib-olla olidki krevetikommid ja kõik maiustused olid tehtud põhimõtteliselt oligi kalast, krevettidest, haikaladest ja muudest veelukatest. Et sihukest asja väga Eestis ei näe. Aga kust tuli see idee üldse Vietnami minna, sest Vietnam on ju Eestist ikka päris kaugel? No minu kasuisale meeldib reisida hästi palju Aasia riikides. See on olnud tema vist üks lemmikutest, nii palju kui ma olen aru saanud. Ja ta mõtles, et oleks tore mind ja mu õde veel kaasa sinna võtta. Okei. Aga sa ei tulnud meile siia külla tühjade kätega, vaid tõid meile kreveti küpsiseid, nagu ma aru sain. Jah. Proovime siis. Kas see on hea? Lõhna järgi nagu kassitoit. Täiesti pean nõustuma sinuga, see on päris hull. Aga tead, võtame ühe ampsu, vaatame, kas maitse on parem kui lõhn. Mis sina arvad? No lõhn teeb selle asja palju hullemaks. Tegelikuses ei ole ka nii hull maitse järgi. Tead, mina peaks nõustuma. Lõhn on palju hullem kui see maitse. Aga kas sa vabal ajal seda sööksid? Ma arvan, et pigem mitte. Vot sellega ma nõustuda ei saa. Mina sööksin seda vabal ajal. Aga aitäh, et meile stuudiosse tulid. Aitäh teile!